Olen Soomaal, Kõrtsi Tõramaa lõkkekoht on siin juures, kus saab palju telke panna püsti. Ja on püsti panemisel väga mitmed meie matkaspordi enda müüdavad telgid. Elixir 3, no, ta on siis Flow 4, Abisko Shape 3, Tatra 3 ja teisedki MSR-i telgid. Festivali Blackout telk samamoodi, mis on tõesti praegusel ajal väga asjakohane, sest päike sirab täiega ja võib kütta telgi väga kuumaks seest, aga selle telgi eelis on see, et päike nii lihtsalt siis ei tule. Aga mina, minu kallid sõbrad, mina magan täna hoopis autotelgis. Auto on seal ja seal otsas on siuke väike pannkook. Seal mina magangi, ma tõstan selle sealt niimoodi ülesse ja saan esimest korda proovida ära katusetelgi. Saab olema huvitav. Nii, siin on hästi palju parme ja siin see telk on Columbus variant. Nii, aga palun, laialid on pandud. Ja nüüd ma lähen sinna ülesse ja ma ei tule alla. Siin üleval on lausa kile sees, seda ma panen kile ära ja panen sinna lina. Siin on ka olemas, näed, stringid on olemas. On ka stringid ka võtta, näed. Ja katus, see telk on selline. Jah, padi on see, kõik on komplektis. Siin on katusealune, kus on ka pingid lauad mingisugused. Ja mida tõenäoliselt mitte igas lõkkekohas ei ole, on nimelt see asi siin pingi all. See on kraan, kus tuleb lihtsalt vett nagu kodust. Siit läheb ka Kopra rada. Miks on selle koha nimi või selle raja nimi Kopra rada, seda ma praegu ei tea. Võib-olla on siin kuskil lähedal kopraid. Mida või keda kindlasti on sookurgi, sest seal poolt kostasin sookurgede kruksatasi. Kuulsite? Nii et kured on täiesti olemas ja tõepoolest selle Kopra rajal võib kohata ka kobraste tegevuse jälgi vähemalt, kui mitte kopraid endid. Vahepeal tulime siia Meiekose tamme, ma ei tea, kas siin metsaonn, mis siin on siia juurde ja vaevalt arvas võetud põhja. Raudna jõgi vist on see, kus praegu Raivo ujub üle jõe ja Rudolf järele. Loodame, et nad jäävad kõik ellu. Ma ei tea, mingi 18 kraadi on küll, võib-olla rohkemgi. Et ei teki mingisuguseid olukordi, kus tuleb appi minna. Kobras. Olen uhtused õnnistus. Siin on Kopra maailm. Millalgi oli veetase siin hullult kõrge. Aasta 2010. Siin on Kopra maailm. Ma tean neid väga hästi. Sina peaks väga hästi. Niimoodi ja siis pistad sealt kuskil midagi Siit läbi pane oks ja mis siis? Ma arvan, et peabki lihtsalt tegema need sõlmed. Ja siis pilistama või? Kaasa võtma vist. Otsi üks oks. Miks meil ainult üks on varianti siis kamba peale? Tütar elas siin mitu aastat. Samast Tõramaal.
aga nad eelmise aasta septembris läksid ära. Ei võtad sa aega. Parem on küll saada. Juhu tätoveering alustuseks ette. Ma ei arvestanud neid punkte, mis te panite lihtsalt numbri järjestuse. No aga näed, ma annan sulle õige vastuse kohe siit. Pärast selgub, et näed. Sellest võitsite? Jah, täpselt. Ma loodan, et kõik on rahul. Jaa, väga äge. Oleme küll rahul. Esimese koha auhinda on raske käest ära võtta enam. Ja ma räägin ikka veits kahtlane, jah. Püüame kihulastest lahti saada. Mõtleme strateegiaid välja. Ele just ütles, et ei lähe nad öösel kuhugi. Hästi palju kihulasi. Kihulaste vaba tsoon on siin majakeses. Kus ma toon? Telgis on või? Nii, aga nüüd lähen tagasi enda telki. Oli väga põnev. Nagu video pealtki näha, tegelikult siin on ümberringi kihulased, kes ei jäta rahule ka hilja õhtul. Nii on hommik, 7 läbi natukene. Hakkame siin valmistuma vaikselt laagri kokkupanemisele. Nad siin parklas. See kogemus oli päris huvitav. Jaa. Katusetelgiga, autokatusetelgiga. Need kihulased, mis siin praegu hommikulgi jälle tervitavad siin väljas olles, sinna sisse ei pääsenud. See oli minu jaoks väga positiivne. Ma lootsin, et vähemalt ma saan öösel nendest puhkust ja ma sain. Aga näed, kas siin on näha juba? Nad on nii väiksed, et neid ei ole näha siin isegi käe peal. Aga nad on käe peal ja näo peal. Ai. Kõik kohad täis. Ja vist nüüd on näha, need on tõesti hästi palju ja nad mõnusasti hammustavad, kohe mõnuga hammustavad. Oh jaa. Minu jaoks tegelikult päris üks väheseid kordi, kui ma tunnen, et kihulased lausa nii hullusti toimetavad minu kallal. Kihulased tõesti tahavad ära süüa. Ma ei tea, kas siit on näha, kuidas nad mind söövad. Kas nad minu juurde tulevad? No, kas on näha? Igal juhul nad mõnusasti närivad. Ja, aga öösel tõesti kihulasi telgis ei olnud, see oli minu jaoks väga positiivne. Ja on probleem ka kondensiga muidugi. Oli ruumi piisavalt. Ja eilne õhtu oli tõesti põnev selles mõttes, et me põgenesime kihulaste eest väikesesse puusmajakesse, mis siin lähedal on. See oli niisugune väga naljakas kogemus. Tõesti, millest keegi ei mäleta, et oleks varem olnud sellisel üritusel meil vaja kuskile põgeneda kellegi eest. Aga näete, siis seekord selline kogemus. Ja olime seal ühes väikses majakeses, nagu ma ei oskagi öelda. Nagu väikses saunas oleksime koos, sauna laval oli. Aga tegelikult ei olnud saunas. Ja siis õhtul mul oli mõte veel, et ma loen veel enda raamatuid, aga ma olin juba nii väsinud, et reaalselt ei jõudnud enam lugeda enda seksiraamatut. Ja võtsin isegi Järve keskluse matkaspordis kaasa veel ühe matkaraamatu, mis oli väga põnev.
jah, seda ka ei jõudnud lugeda. Teine kord. Seda telki ei ole väga raske kokku panna. Lihtsalt vaja alla tõmmata ja jälgida, et need riidest osad ei jääks siia vahele. Lahti minnes on põhimõtteliselt niimoodi, et ei pea isegi lükkama kuidagi seda lahti väga palju. Ta kuidagi ise läheb lahti küll. Lihtsalt. Natukene aitab kaasa muidugi, aga siis mingil hetkel vaatasin, ma hakkasin siin, ma ei tea, kas paelu siduma ja poole peal ja siis vaatan äkki, juba ongi lahti, lihtsalt ise läks lahti. Aga jah, siin ongi pealine mure lihtsalt see, et need riidest osad, kui palju siin kihulasi on. Kihulased võtame just küll kaasa siit. Ei tea, kraavast küll, neid ei saa. Kõik vahelt ära. Kihulasi vist võtame siin kõvasti kaasa. Tallinnasse. Küll nad seal eluga ära harjuvad. Ei ole nii palju võimalusi paljule. Täiesti pöörane, kui palju võib olla kihulasi. Soomaal siis, tuletan meelde, me oleme Soomaal. Mitte inimeste maal, vaid Soomaal. See on soo ja siin kehtivad teised reeglid. Sookollid ja siganes see on. Kopraid eile ei näinud. Ega ma väga ei lootnud ka. Ma ei arvanud, et koprad tulevad ja esinevad seal meie eest teevad mingisugust kaerajaani. Aga lihtsalt, et oli väike mõtet äkki. Mine tea. Siin natukene veel seda. Võtad tuhat ära. Need kihulased ronivad lausa prillide vahele. Nagu, ai, mul on siin kapuuts peas ja siit ka ronivad vahelt läbi. Siit ka. Mul on tõeline entusiasm inimesi närida. Mõnuga närida inimesi. Nii see lõpuosa natukene piinarikkamist. Vaja siin seda kinnitust lükata kinni poole. Ja kui saaks kellegi ise appi. Sest üksinda on raske vist kokku panna. Võib-olla saan, aga võib-olla siiski vaja midagi appi. Nii, kas saan? Põhimõtteliselt peaks saama. Nii sain. Kuulate, kägu kukub. Küll on äge. Kuku jah. Kuku ainult. Kukkuse käegu kuldalindu. Lihtsalt vaadake, näed. On see valge taustal ka natuke rohkem näha vist. Ei ole. Neid kihulasi, kui palju neid siin on. Näed siin selle musta peal, see kõik on kihulasi täis. Närivad autod ka. Käsi on laipadest. Ja. Mul täpselt samamoodi. Lihtsalt nagu oleks päikest palju saanud. Siuke nahk kirvendab nendest troppidest. Mul endal ka, et lihtsalt kui ma panin seda Mõtlete, kui me koju läheksime, meid ootaks seal sama ees. See on päris õudne. Väga õudne. Hetkega kuskile mingi paljas riba jääb, siis... Jah. Paljas kuskilt nahka välja jääb kohe. Raivol on hea müts. See võrguga. Nad seal juba all on, ei ole, sest enam tolku midagi. Jah, siis midagi, jah. Ja nad lihtsalt närivad läbi selle... Mütsi ka selle pealmise osa. Osa kukuvad tulema, jah. Ei saa isegi hingata, nad tulevad kurku ka. Minast hakkas seest ka veel jooksma. Vastu päikes ka nagu eriti hästi näha, kui palju neid kihulasi on. See on pöörane, see on lihtsalt pöörane. Väga uskumatu.